Welcome back! Long time no see, ma tean, et ma olen üli-absent olnud umbes mingi 6 aega äkki. Aga sellel on põhjus olnud, ma olin haige tükk aega. Ja siis kogu selle koroona teema kuidagi nagu null motivatsiooni lihtsalt istuda kaamera taha. Aga täna mul on story time teile. Ja see story time on nimelt sellest, kuidas MTV kutsus mind oma saatesse. Ja ma lisan kõik igasugused message'id, mis me vahetasime oma vahel nagu MTV producerid ja mina. Ja kõik see läheb siia sisse. Samuti läheb mu audition clip siia sisse, nii juicy stuff. Alustame siis sellest, kuidas see kõik hakkas. Olen mina siis elan Inglismaal. Ma arvan, ma elasin Inglismaal siis mingi 2. kuu, 3. kuu äkki. Ja MTV oli nagu mul lemmikkanaleid. Ma viisin Oliveri kooli ja ma vaatasin MTV'd. Ja tollel ajal oli just tulnud saade nimega MTV Single as Fuck. Ja nad otsisid siis single as fuck inimesi, kes läheksid kuulsustega teidile. Ja ma olin mingi, okei, ma olen alati suur nagu reality fan olnud. Ja MTV, why not? Ma saatsin siis neile sõnumid Instagrami. Ma otsin üles, kas mul need reaalsed sõnumid on või mul on ainult screenshot sellest, kuidas nad mulle vastu kirjutasid, aga mis iganes ma leian, ma panin siia. Siin on need sõnumid siis, mis ma saatsin MTV-le. Kõigepealt, kuidas see üldse läks, ma saatsin neile, neil oli selline casting sheet, mis sa täidad ära ja siis nagu nad võtavad ühendust suga. Ma täitsin selle ära, ma ootasin mingi 3 päeva, 4 päeva, keegi ei vastanud mulle. Ma ütlesin, fuck it, ma kirjutan neile Instagram DM-idesse ja DM-idest siis mulle vastati. Ja öeldi, et nii äge, et sa tahad osaleda. Tollel ajal selles saates olid Marnie Simpson Geordie Shore'ist, Casey ja siis oli üks YouTuber, kellega ma ka olin nõus minema. Aga ma ei mäleta ta nime. Ja siis nad ütlesid mulle, et okei, tore, et sa nagu nendega tahad kohtuda ja nendega teidile minna, et saada oma videotutvustus endast, nagu mida sa teed ja kes sa oled ja kust sa tuled ja miks sa saad osaleda tahad. Ja minu meelest ma leidsin selle õige full length video, mis ma neile saatsin. See oli alla minuti nad tahtsid ja ma panen selle käima nüüd. Hi MTV, my name is Amory, I'm 22 years old and I'm looking for love. And I thought, why not do it here on Single AF? Because I haven't had much luck anywhere else, pretty much been single my whole entire life. I have 3 choices. Casey is my first one. He is so handsome. Seems like such a fun guy. My second choice is Elliot, who I've actually been watching on YouTube for a little while. He makes me laugh and I think he's really funny and good looking. My third choice is Marnie, who is my absolute style icon, my biggest girl crush, so good looking. I hope to meet one of them, maybe get to know them better, see if we click, see if there's something there, and yeah, hope to hear back from you soon, and thank you. Bye! Nii, cringe, I know, ja ma näen hoopis teistsugune välja, aga see oli filmitud mu Inglismaa magamistoas. Ja panin selle video siis teele ja nad vastasid nagu põhimõtteliselt instantly, et produtsentidele on video ette näidatud. Meile nii meeldib su nagu iseloom, sa oled julge, sa oled nagu jutukas ja kohe näha, et sa nagu oled kaameraga sõber, et sa oled põhimõtteliselt kaamera taha sündinud. Siis ma olen mingi nagu, you know it, bitch. Ja siis ma olin mingi, nii äge, nii tore kuulda värki-särki, aga siis tuli nende poolt suur aga. Meil ei ole ühtegi võtet enam Londonis. Ma olin mingi, fucking bummer, nagu miks te küsite siis mult üldse nagu videot, kui ma olen Essexis Londonis ja ma saaks sõita, aga nagu what's the point, sest nad käisid üle maailma filmimas. Ja siis tuli neilt uus sõnum. Me oleme otsustanud, et me lennutame su Portugali. Ja ma olin nagu,
mida? Nad ütlesid nagu produtsendid tahavad mind nii palju, et nad on nõus sind lennutama Portugali ja ma olin nagu te teete nalja praegu, see ei saa reaalsus olla mina, Aada, kuskilt Eestimaalt, mida keegi ei tea. Meeldin MTV Inglismaa produtsentidele nii palju, et nad tahavad mind lennutada teise riiki, et ma osaleksin saates. Realities nagu, wow. Ma olin mingi, oh my god, nii äge. Aga et kuidas ma saaks lennujaama, et nagu mul ei ole autot ja nagu keegi ei sõiduta mind sellel ajal lennujaama ja et nagu saan aru, et te maksad pileti ja värki-särki sinna ja tagasi mulle. Aga et mis värk on? Siis nad ütlesid, ära sina sellepärast muretse, et me saadame sulle šofööri järgi, et lend on kell 7 hommikul. Ja et šoföör tuleks sulle mingi 4 ajal öösel järgi ja sõidutaks sind siis lennujaama. Ja ma olin nagu mingi, kus ma olen nagu paralleelreaalsuses praegu, et kuidas minul on selline lakk, et mulle saadetakse fucking mingi autojuht järgi, kes sõidutab mu lennujaama, ma lähen nädalavahetuseks, 8 päevaks või ma lähen nädalavahetuseks Portugali filmima reality saadet ja et kui ma nendest 3 nagu kellegile meeldin, siis mind lennutatakse Pariisi nendega. Igatahes Pariisis oli see kõige viimane lõpp nii-öelda. Et vai, et siis mind lennutatakse Pariisi ja et mulle antakse shoppingu raha ja värki-särki. Ma võin minna tuulama, et nagu osta endale mingi outfitid saate jaoks ja võid nagu ükskõik mida selle rahaga teha, et sul antakse nagu shoppingu raha ja elamisraha ja kõik on kinni makstud, et nagu don't worry, et põhimõtteliselt saad nagu saates osalemise eest, see oli nende palk mulle. Lihtsalt selle eest, et ma osalen saates, mitte isegi peategelasena. Nagu Inglismaa reality. Aplaus. Rannamaja eest me ei saanud mitte midagi. Aga siis ma meenus, et oota, aga mu töö Inglismaal on lapsehoidja. Ja ma pean ju Oliveri eest hoolitsema. Ja et mina viin ta iga päev kooli ja toon koolist ära ja teen ta süüa värki-särki. Ja Denise ei saanud ka töölt ära jääda, siis Oliveri ema, ma helistasin Denisele. Et omaga, et selline võimalus on, et mis toimub, vaata. Ja Denise ütles, aga otsime kellegi teise. Siis ma ütlesin, okei, et ma kirjutan Stacyle, mu parimale sõbrannale siis. Et kas tema saab tulla ja vaadata 2 päeva ja tegeleda Oliveriga. Helistasin Stacyle, rääkisin ka kogu loo ära. Stacyle mingi, jaa, muidugi nii äge, wow, on ju, et teeme ära. Ja ma olin mingi, et davai, ma kirjutan MTV-le, et olemas. Kirjutan siis MTV-le, et jaa, et ma saan küll, aga et ma pean ootama, kuni mu siis sõbranna reaalselt nagu koju jõuab, et arutada rohkem läbi. Ta ütlesid, okei, aga nüüd on siuke probleem, et 2 piletit on ainult sinna lennule alles ja meil on vaja võtta, et alustada teatud kell, et mul oleks lend ka mingi teatud aeg, et nagu pärast lõunal nad tahaks, et ma oleks juba Portugalis. Ma olin mingi, ma olin nii stressis. Helistan siis Stacyle tagasi. Ta ei vasta telefonile. Ja proovin ja nii mingi tund aega ei vasta telefonile. MTV kirjutab, et okei, nüüd on ainult 1 pead alles, mis me teeme nagu. Ütlesin, ma ei tea praegu, et andke mulle nagu natuke aega veel. Ja lõpuks ma sain Stacy kätte. Ja Stacy ütles, kuidas ta ütles, ta jõuab vist õhtul öösel, et ta siis hommikul nagu hakkab kohe tegelema selle Oliveriga. Ma olin mingi, oh my god, thank you, vaata. Aga et nagu, miks sa vastad varem. Kirjutan MTV-le tagasi, et oh my god, olemas nagu davai, ostan peatid ära. MTV vastab. Viimane pilet sellel päeval sellele lennule, mida meil siin on vaja, läks ära. Mu terve maailm vajus kokku sellel hetkel. Ma olin lihtsalt šokis. Ma otsisin hullult igast pileteid ise ja mingi, et davai, et vahet ei ole, ma maksan ise selle kinni, et nagu ma lihtsalt tulen. MTV oli kahjuks, meil on vaja nagu aruanded teha kõik asjadele ja nagu me ei saa niisama ja et nagu sellel kellaajal meil on juba vaja võtteid alustada ja et nagu kahju, et läks nii, et meil on ka nii kahju, et me olime juba inimestele öelnud nagu nendele osalejatele, siis Casey'le, Marnile ja siis sellele 3. Et meil tuleb üllatus teile. Teadsid, et ma lendan Portugali ja et nagu tuleb üks inimene juurde, aga nad ei teadnud nagu minu kohta mitte midagi. Läks nii, et ma ei saanud sinna minna.
saatesse. Aga kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, kas ma olen kurb selle üle? Jaa. Aga selles saates leidis True Love'i Marnie ja Cody. Ja nad on vanemad nüüd ühele pisipõnnile. Ja nagu nende armastus hakkas saatest, kus pidin olema mina. Ja see on elu lõpuni nii fucked up mõelda, et ma pidin olema seal saates. Mitte, et ma oleks midagi muutnud või et Cody oleks olnud mingi fuck you Marnie, vaata, ma tahan Adat. Ei. Aga lihtsalt see mõte, et ma olen kaudselt osa nende love story'st on nagu blows my mind. Mul ikka ei mahu pähe, et mulle siuke nagu võimalus sülle langes ja sama kiirelt ära võeti. Aga also I'm a big believer, et kõik juhtub põhjusega. Ja I mean, I ended up being on reality TV. Ma ei saanud küll shoppingu raha. Aga noh, ja mind ei lennutatud ei Portugali ega Pariisi. Just saying. Aga ma ei kahetse, kuidas asjad läksid, sest nagu I'm enjoying my life. Ja jah, nüüd te teate, et mina olengi põhjus, miks Cody'l ja Marnie'l laps on. Casey on ta nimi, mitte Cody. Casey. Oleks mina sinna läinud, siis just saying. Aga jaa, noh, misti. Siuke crazy story on mul, millest rääkida ja see jääb elu lõpuni nagu kõige ägedamaks võimalikuks kogemuseks, mis mul kunagi on olnud. Ja jah, pidin realitis olema juba enne Rannamaja. Ja nüüd te teate seda väikest storyt, see oligi mu little story time. Ma mõtlesin, millega tulla tagasi oma YouTube'i karjääri, kui väikse lihtsalt chill sit-down story'ga, et mul tuleks see nagu flow vaikselt tagasi. Igatahes, mis ma muud öelda oskan, kui olge tublid, mina lähen ja jah, pange thumbs up, subscribe down below, pange väike kommentaar. Igatahes jah, armsad olete ja mis oli ikka. Peace and love to all of y'all.